Tere, minu nimi on Kristel Veersalu. Ja mina olen Triinu Koger. Kuidas idee sündis? Idee sündis tööd koju sõites, kui ma avastasin, et ma ei tea, kodumajandamise koha pealt mitte midagi. Ja noor inimene, naisterahvas, häbi hakkab ju, et nüüd, kus ma kavatsen oma elu peale minna, ma midagi ei tea. Ja siis meie kooli tuli Entrum ja otsustasin, et selle ma kasutan ära. Ja nii meie idee siis lõppkokkuvõttes on sündinud. Meie idee on eelkõige noortele peredele ja alles iseseisvat elu alustavatele noortele, kellel puudub aimdus, kuidas lihtsalt igapäevaseid toimetusi enda kodus teha. Lisaks on nii otsesed kui ka kaudsed kasusaajad nende vanemad. Ja kaudsed just seetõttu, et nüüd ei pea nende lapsed neile iga kord helistama, kui tekivad probleemid, näiteks kuidas marjaplekke riietet maha saada. Meie idee teeb elu ilusamaks, lihtsamaks ning aitab eluga paremini hakkama saada. Ülesanded. Meil on väga palju ülesandeid, mis on ühised, nagu lehe toimetamine, materjali kogumine, reklaamimine. Kuid Kristelin on oluline osa olnud lehe loomisel. Ja mina olen siis see, kes otsib kontakte. Nii olen ma väga palju huvitavate inimestega kohtunud või suhelnud, nagu Triin Männik või Marko Matvere. Marina Mälgu tooksin ka esile, sest tema juhatas mind kultuuripärandi aasta kontaktideni, mis on väga hea. Rahvatarkuste varam on eriline sellepärast, et tarbija ei maksa teenuse eest. See on uudne, sellepärast kõik sarnased kogumid on eelnevalt olnud paberkandjal. Seal on lühikesed ja konkreetsed nõuanded, mis tõttu ei pea läbi lugema pikka artiklit, et leida ühte lauset, mida su tegelikult vaja on, ning säästab aega ja raha. Meie tulemused. Leht on loodud. Te võite seda vaadata www.rahvatarkustevaramu.weebli.com. Vaadake kohe kindlasti. Te olete kõik oodatud. Ja te olge palun vaid ja jagage ka meile nippe, et me saaksime veel seda edasi arendada. Me oleme targemad. Mina võin nüüd öelda, et ma võin julgelt oma elu peale minna ja ma tean, et kui ma kurnan kartuleid, siis aitäh teile, väga tublid. Küsimused. Üks on kohe siin ees. Okei, ta liigub. Tõstke korra käe, kas ma loen ära. Siin on 1, 2, 3, 4. Ehk siin ees on ka üks, eks ju. Aga hakkame pihta. Läks. Kust te oma info saate ja kuidas te kindlustate seda, et see vastab reaalselt tõele? See on esimene. Me ise katsetame selle läbi ja me oleme praegu kogunud materjale raamatutest, kuid tänu kultuuripärandi aastale on meil võimalik luua kampaania loodetavasti, sest praegu käivad meil sellega läbirääkimised. Üks selline veidikene intrigeeriv küsimus, et vaatasin teie kodulehte ja kas te teate tüdrukud seda, et pärmi ei tohi suhkruga kokku panna? Ei teadnud. Siin ees on üks küsimus, et kui sealt liigub aeglaselt, et Eero, võta ja küsi sa oma küsimus ja siis äkki sa tood oma mikrofoni siin. Nii, tähendab selline küsimus selle rahvatarkuste kohta. Öeldakse ju, et küürakat parandab ainult haud, aga mulgid kaevasid üles ja ei parandanud. Sellepärast minu küsimus ongi, et kas ikka kõik, mida te välja pakute, on ka enamus teie enda poolt järele proovitada, töötab nii, nagu vanarahvas omal ajal arvas? Kõik tuleb ise omal käel läbi katsetada, igal tarel oma laar. Seega iga asi ei toimi igal inimesel samamoodi, et igal inimesel toimib see eri moodi. Nii et kui mina kurnan kartulit nii, et panen külmavee jooksma ja ma ei kõrveta ennast ära, siis ma andsin selle nipi Kristelile. Aeg!